Kas sa oled mõelnud, kuidas Masterclassi filmiklipid sünnivad? Klippide autorid on meie oma juristid ja advokaadid. Ülimõnus vaheldus igapäevasele tööle on hüpata filmimaailma ning saada ise põnev kogemus võtteplatsilt. Olla kogu selle tegevuse keerises. Kaamera ees näitleja rolli astumine on paras mugavustsoonist väljatulek. Nalja saab muidugi kõvasti. Vahel tuleb päris mitu korda uuesti filmida ja mõnda asja käigu pealt teisiti lahendada. Lõpuks aga on kõik stseenid purgis. Tere! Väga tore, et meiega ühendust võtsite ja suurepärane, et nii ruttu selle kõne saame kokku lepitud. Kuidas saame teile abiks olla? Rääkige lähemalt. Ola. Kuidas on ilm seal? Loodame, et on hea. Minul on väga hea mõte. Mina olen Hispaaniast, aga ma praegu ei ole Hispaanias. Praegu mina olen ühes teises kohas, aga idee on ikkagi mul hea. Ma lähen asja kallale. Mina reisin väga palju ringi ja töötan väga palju distantsilt ja sellepärast minul tuli geniaalne idee, mida mina tahan tutvustada teile praegu siin. Ma loodan, et seal ei ole kedagi kuulamas pealt, sest idee on väga hea ja kõik meil, nagu te teate, mida juhtub ja tänapäeval. Nii, ja siis minul turgatas pähe duši all. See pole vist ilmselt oluline, aga siiski duši all tulevad head mõtted. Vaadake, mina olen käivitanud väga palju erinevaid ärisi, aga nüüd, viimasel ajal maailmas aastate jooksul on toimunud väga palju muutusi ja mina tahaksin käima panna globaalse digiäri, tõeliselt globaalse digiäri. Kuna turundus on tänasel päeval väga mitmekülgne ja internet võimaldab meile kaupa võtta igalt poolt maailmast ükstapuha tellida ükstapuha millist kaupa, siis mina tahaksin panna need asjad kõik kokku ja luua platvormi, kus erineva kaupade ja teenuste pakkujad saaksid osta turundusteenuseid minu platvormi pealt. Näiteks turundusteenuse pakkuja, olgu see sotsiaalne influencer, kohalik, või näiteks juba agentuur, kes tegeleb turundamisega, nemad saaksid minu platvormil pakkuda oma teenuseid ja müüa neid. Ja nende potentsiaalsed kliendid saaksid siis osta juba vastavalt antud teenuse pakette või miks mitte panna üles konkurss, kus turundajad saaksid osaleda. Ja sellisel juhul platvorm peaks pakkuma ainult keskkonda ja pakkumine ning nõudlus saab reguleeritud turu poolt. Näiteks, võtame Kanada. Kas te olete Kanadas käinud? Nii, sealt Ei, kahjuks ei ole. Mingisugust kaupa Kanadast. Kui sooviks see Kanada tootja midagi müüa Euroopas, kogu Euroopas oma toodangut, siis tema saaks kasutada siinseid kohalikke influencereid ja niimoodi saakski see kaup väga edukalt igale poole maailma laiali minna. Muidugi minuga ongi see, miks mina teiega ühendust võtsin, et kuna mina liigun ja ma ei taha paikseks jääda mitte kuhugi. Niimoodi on. Eks te isegi teate võib-olla, ma vaatan, te ikkagi seal olete ilmselt ka reisinud natuke jume järgi. Ja kui sina ei taha paikseks jääda ja tahad seda elu elada nagu mina elan, siis mina otsingi riiki, kuhu oma kus oma ettevõte asutada ja et ma saaksin seda distantsilt mugavalt juhtida. Ja seetõttu tuli minule väga hea mõte jällegi seal duši all, duši all vist ja seda ma õppisin keelekoolis, seal oli väga palju nalja, duši ja siis, siis, kus minu mõte nüüd takerdus. Kas teie saate mida aidata, kus minul jäi? Jaa, rääkisite sellest, et miks te just Eestisse soovite Eestis, mina olen kuulnud Eestis väga palju head, aga ennekõike olen mina kuulnud, et Eestis on väga mugavad e-teenused ja ma saan aru, siin on lihtne asju ajada.
Minu enda sõber Pablo Automasega oli nii paias. Tema on siin justkui sellise asjaga juba tegelenud ja seetõttu võtangi teiega ühendust, et teie aitaksite, annaksite nõu, kuidas võimalikult lihtsalt ja kiiresti oma äri üles seada. Väga tore, aitame teid selle äri ülesseadmisega heal meelel. Aga kuidas te olete mõelnud oma tegevust alustada, kas üksinda või partneriga või plaanite endale töötajad? Ei, alguses praegu mina töötan üksi ja ausalt öeldes 4 silma all ma ei sooviks alguses väga palju kulutusi teha. Et töötajad plaanin võtta siis, kui käive on juba piisavalt suur ja kõik sujub. Seega alguses olen omanik, juhatuse liige ja ehk võib-olla arendust ja raamatupidamist ostan sisse. Selge. Aga nüüd tulles selle teenuse sisu juurde, et kuidas olete planeerinud platvormil lahendada teenuste tellimise ja arveldamise? Ja kuna mina plaanin, et see ikkagi on ülemaailmne, rahvusvaheline, väga lai, isegi Gröönimaal võiksid, ma ütleksin niimoodi kujundlikult lumeinimesed seda toodet saada, et siis oleks hea, kui kõik kaupleksid ühes rahas. Või kas või Arktika, Antarktika, pingviinid, jääkarud, kõik kaupleksid ühes rahas. Ja see ei oleks mitte jäätis, vaid see oleks token, mille mina ise siis plaanin seal platvormil luua. Ja seda tokenit saab osta minu platvormilt või kõrval vahetusplatvormidelt. Ja siis seda tokenit saabki seal kasutada vastavalt teenuseid ostes või teenuste eest siis makstes. Ja. Mis mul veel? Aga kuidas kujuneb tokeni väärtus? Väärtus, see on turul. See kujuneb turul ja loomulikult on plaanid on suured ja siis loomulikult ma sooviksin, et tokenit kasutatakse ka mujal platvormidel erinevate teenuste eest maksmisel, sest see siis ju toodabki tokeni väärtuse kiiremini. Arusaadav. Aga kas teie platvormil saaks tokeneid osta nii virtuaalvääringute kui ka fiat-valuuta eest või olete seda plaaninud kuidagi piiritleda? Ja alguses ma jääksin siiski tokeni juurde, see great plan, et kõik on ju kuskilt alustanud ja ma Fiat praegu ei. Mis autoga teie muidu sõidate? Fiat on muidu hea auto küll, aga see. Seega ainult token, enda token ja kuidas muuta token usaldusväärseks, see on nii, et seda saab alati meilt osta sealt platvormilt ja alati ka tagasi müüa. Seega tekib ostjale, kliendile kindlustunne, et raha ei jää kuhugi kinni. Selge. Ma arvan, et see on juba päris hea ülevaade. Hakkame nüüd kaardistama samme, kuidas selle plaaniga edasi liikuda. Minä tänan. Olla. Oppakkeri, että viessä tämä.